Tere tulemast vaatama Piletilevi noort tegijat. Meil on täna külas Marten Männi. Mina olen Melissa-Mariel Korjus ja räägi palun, kes sa oled ja mida sa teed ja kui vana sa oled? Nagu sa ütlesid, mu nimi on Marten Männi. Olen hetkel 19-aastane ja tegelen jettide rajasõiduga. Ja kuidas sa sellise ala juurde üldse jõudsid? Eks see on vist kõikide nende nišialadega suht samamoodi, et kuskilt perekonnast see algab ja ka mul. Isa oli varem sõitnud, ühel soojal suvepäeval tuli koju jetiga, ütles, et läheme nüüd sõitma. Ma vaatasin suht suurte silmadega, et mis see nüüd siis tähendab, aga siis sealt kuidagi läks see trall lahti. Millal see oli? Millal ta tuli oma jetiga koju? See oli 2010 aasta suvel. Suht ammu päris ammu juba. Jaa, tõesti. Päris pikalt sõitnud. Väga pikalt. Nii, aga kuidas see sealt kõik edasi siis läks? Proovisid esimest korda? Jaa, proovisin. 2010 oligi siis see, kus ma niisama oma lõbuks paar korda käisin sõitmas. Siis 2011 tehti Eesti meistrivõistlustele junior klass. Seal mul isa ka ütles, et nagu võiks ju minna proovida. Siis läksin, proovisin, kohe võitsin seal. Siis võitsin see aeg ka vist Balti meistritiitli junior klassis. Ja siis juba minu arust 2012 hooaja alguses või hooaja lõpus me käisime kuskil Euroopas mingi TM-i sõitmas, et sealt suht loogilises järjekorras. Väga lahe. Ja palju osalejaid oli sellel esimesel võistlusel? 2. Siis väga raske ei olnud vist võita, aga ikkagi. Ei olnud, aga ma räigelt kartsin. Andis ikkagi mingi motivatsiooni edasi tegeleda selle. Jaa, ma kartsin seda ainukest oma konkurentiga nii räigelt. Ma ei tahtnud hommikul üldse matkabussist välja tulla. Olin seal voodis. Ütlesin, et ma ei tule. Aga kes sind treenis üldse sellel ajal või kuidas sa üldse valmistusid nendeks võistlusteks? No peamiselt oligi, isa mul andis mingid juhtnööre, seal kõik, kes kalda peal veel olid. Aga samas isa oli ju sama kaua sõitnud kui sina. Ja ta oli kunagi varem ka tegelenud, aga ta ei olnud seisva jetiga sõitnud. Aga siis oli mu isa väga hea tuttav ja minu nagu siis tolleaegne mentor või sõidutreener Marek Kadak, kes mind väga palju aitas, et ta oli nagu ise sõitnud seisva jetiga varem ka päris heal tasemel. Okei, aga praegu, kas sul on mingid treenereid ka või treenid ikka koos isaga ja ise? Peamiselt see on selline niivõrd nagu individuaalne ala, et seda treenerit isegi on keeruline leida, aga praegusel hetkel ma arvan, mu mentor on üks Lõuna-Aafrika / Ameerika kuulus jetisõitja Dustin Matsuris, et tema on sõitnud, ma arvan, kauem kui mina olen elanud ja kõikides erinevates nii-öelda profitiimides. Ja kuidas sa tema leidsid? See algas siis selle tiimi läbi, kus ma praegu sõidan või veel täpsemalt selle tehnika läbi, et nad ise hakkasid tootma jetikeresid ja siis pakkusid mulle, et võta see ja teeme midagi koos. Ja kuidas sa selle tiimini jõudsid või selle tehnikani? Eks see oligi nende initsiatiivil natuke, et nad nägid ilmselt, et ma olen noor ja talendikas. Ja nägid sind siis sõitmes ja ise võtsid ühendust? Jaa. Aga räägi natuke nendest jettidest ka. Kui palju on siis erinevaid neid jette või kategooriaid, kus üldse sõita? No suures plaanis jaguneb 2, on seisvad ja istuvad ja siis sealt läheb nagu masinaklasside kaupa, et neid on vastavalt liidule ja organisatsioonile võib-olla väga palju, aga... Aga praegu sina sõidad siis istuva või seisvaga? Ma sõidan seisvaga. Aga miks sa selle oled valinud? See tuligi kõige alguses, et juba esimesed korrad, kui ma sõitsin seisvaga või kui ma üldse sõitsin jetiga, siis oli seisev ja ütleme, istuv jett ei ole võib-olla sellisele noorele algajale ka päris sobilik, et seal ikka kiirused ja ohutase on natukene teine. Okei. Aga praegu, millised on sinu kõige suuremad saavutused olnud? No tõenäoliselt laiemale enamikusele pakub kõneainet kõige rohkem see 2016 aasta juunioride MM-tiitel. Aga ma seda ise nagu tänaseks päevaks enam ei võta nii suure saavutusena, et see põhimõtteliselt viimane suur võistlus, mis meil oli enne koroonat, oli see 2019 aasta Kings Cup Tais. Ja seal ma olin siis nii-öelda F1 kategoorias 3. kokku, et see on kindlasti minu jaoks kõige nagu olulisem. See on väga hästi ikkagi läinud. Jaa, võib nii öelda küll. Aga palju on Eestis üldse jetisõitjaid? No eks see
harrastajaid nagu tuleb minu arust iga päevaga juurde ja kuidagi sport on aina populaarsemaks saamas, aga ma arvan, et maailmatasemel etisõitjaid on selline maksimum 5 praegusel hetkel. Ja kui raske on eestlasena teha sellist sporti, et kui see Eestis ei ole nii populaarne, siis kõik need treeningud ja kõik see, et kas see on keerulisem selle võrra, et see on Eestis pole nii kuulus? No ega lihtne ei ole juba seetõttu, et meil seda sooja etisõidu ilma on selline 4-5 kuud maksimaalselt. Pluss siis see, et kuna see ala ei ole niivõrd populaarne ja võib-olla laiem avalikkus ei saa päris täpselt aru, millega me tegeleme, siis see nagu lärm ja müra mere pealt see ajab ka inimesi suht tihti tigedaks, et treeningtingimused on päris nagu limiteeritud seetõttu. Kus te tavaliselt treenite? Mina ka tavaliselt treenin kas Kakumäel või Männikul. Männik on hea, kodu lähedal. Väga lähedal. Aga mis see tulevikuplaanid on? Kas sa kavatsid sellega edasi tegeleda? No kuna ta ei ole selline spordiala, kus sa saaksid nagu täiesti professionaaliks minna ja hakata mingit suuri summasid teenima, siis... Aga miks see nii on praegu? Kas sa arvad, et see on muutumas või see jääbki nii? No ma arvan, et praeguse nagu koroona olukorra tõttu kõik spordialad on natukene kannatada saanud seetõttu, aga no ta kunagi paarkümmend aastat tagasi oli nagu täiesti profitasemel tehtav. Aga siis, kui kadusid USAs ära mingid suured sarjad ja toetajad, siis nagu sport oli mõnda aega päris suures nagu madalseisus. Aga no, loodame, et ehk ühel päeval me saame sellest välja. Kes on su kõige suuremad iidolid? Ma ei teagi, kas ma iidoleid niimoodi oskan otseselt välja tuua. Aga on mõni etisõitja, keda sa vaatad niimoodi alt üles ja mõtled, et tahaks ühel päeval samamoodi sõita? No kindlasti seesama mu mentor Dustin, et tema nagu aitab mind ja samas ma vaatan talle selle koha pealt alt üles, et mis ta on ikkagi suutnud oma karjääri jooksul ära teha. Aga samamoodi ka mu isa ja Marek, et nendelt mul on olnud nagu palju õppida aastate jooksul ja selle üle ma olen kindlasti väga tänulik. Kuidas on olnud õpingute kõrvalt selle spordialaga tegeleda? Sa oled päris palju käinud reisimas selle tõttu. Kuidas sa kooliga oled jõudnud selle kõrvalt ilusti hakkama saada? Ja ma ikka puudusin gümnaasiumi ajal väga palju ja enne seda ka, aga õnneks kooli juhtkond ja õpetajad olid suhteliselt mõistvad, et keegi nagu pahaks ei pannud ja nii kaua kui asjad olid ikkagi aasta lõpuks tehtud, siis oli kõik korras ja nii ma suutsin need ära teha. Kas sa oled kunagi mõelnud ka, et äkki peaks selle spordiala lõpetama ja midagi muud tegema selle asemel? Ma ei tea, kas midagi sellist on otseselt peast läbi käinud, aga sest ma olen ikkagi nii noorest peale ja nii kaua juba teinud, aga see nagu otseselt välja tuues neid lõpetamismõtteid kindlasti käib mõnel ajal nagu läbi, aga eks ma arvan, see on kõikide sportlaste ja kõikide spordialadega nii, et... Aga kui palju sa oled pidanud jääma sellisest noorte elust kõrvale selle spordiala tõttu? Kõik sellised peod ja koosviibimised, et kas sa oled tundnud puudust sellest? Ma arvan, et mitte liialt palju, et ma puudust kindlasti ei ole tundnud ja kuna see ei eelda nagu seda, et ma viibiksin kogu aeg kuskil välismaa laagrites mitme kuu kaupa, siis ma ikkagi olen suhteliselt palju aega Eestis ja kodus ja saan, ma arvan, kõikidest tegevustest osa võtta, mis mul sõbrad pakuvad. See on väga tore. Kui palju sa üldse nädalas veedad treeningute peale aega? No nüüd suvisel perioodil see ikkagi kõvasti, ma arvan, kasvab, sest lisaks tulevad juurde sõidutrennid, mida ma ikkagi üritan 2 korda nädalas kindlasti vähemalt teha. Ja siis lisaks sellele ma arvan selline 3-4 korda jõusaalis ja ma arvan 3-4 sellist kardiot ka juurde. Kui oluline on üldse see jõusaali treening etisõitmise puhul? Ma arvan, et väga oluline, sest see ikkagi etisõit võib-olla seda jõudu nii väga ei eelda, aga pigem seda, et sa suudaksid nagu viimaste hetkedeni olla 100% keskendunud sõidule ja mitte lasta mingitel ebamugavustel ennast nagu mõjutada. Kuidas sa talvel treenid? No talv ongi, ma arvan, natuke intensiivsemad jõusaali ja kardiotrennid, et pigem pikemad. Aga siis ongi ainult see, et sõidutrenne ei ole. Võimalusel teen paar laagrit või paar nagu välisvõistlust kuskil. Ja üldse mul on selline küsimus ka, et kui sa saadki raha selle spordiala jaoks, kas sul on mingid sponsorid või on pere, kes toetab seda kõike? Kõik ikkagi tuleb selles suhtes või suurem osa tuleb erasektorist, et riigi silmis me
väga head mainet ilmselt ei oma, aga mul on isiklikke sponsoreid, kes mind väga suurel hulgal aitavad. Aga kindlasti nagu kõige olulisem on ikkagi oma pere rahakotist. Siis selline küsimus ka, et kuna sa alustasidki selle spordialaga tänu oma isale, siis kui palju sa oled tundnud seda, et pere ikkagi hoiab sind selle spordiala juures? Et kas sa oled kordagi tundnud, et võib-olla see ei olegi nii see, mis sa oleksid ise valinud, et see, mis sulle nagu toodi kätte nii-öelda? Ei, ma ei usu, et eks ma olen ka ju proovinud nagu nooruspõlves erinevaid asju ja selle juurde ikka kuidagi mingil põhjusel jäime pidama, et ju siis see oli kõige õigem, aga mingit sellist survet nagu ma ei tunne, et mu isa on ka alati seda meelt, et kui peaks mingil põhjusel mitte tahtma teha, siis ei pea, aga eks meil on ikka selline vastastikune nagu arusaam, et tema on nii palju nagu mulle andnud ja ma tahan ikkagi midagi vastu ka anda. Kas sa oled mõelnud ka välismaale minna elama ja treenima sinna? Eks nagu mõttest läbi käivad, aga reaalsuses on ikkagi suhteliselt keeruline, sest praegusel hetkel ma töötan nagu väga suhteliselt suure hulga inimestega, kes kõik baseeruvad siin, et see tiim on nagu loodud justkui siia keskkonda ja see eeldaks kõiki suuri muutusi. Kui palju inimesi sinu tiimi kuulub? No ma võib-olla natuke liialdasin, et suure hulga inimestega, aga ütleme, et mu isa nagu hoiab kogu seda asja koos ikkagi ja pluss siis nagu sponsorid, kes ilmselt eeldavad, et ma võistlen ikkagi nagu kohalikel võidusõitudel, pluss siis mehaanikud ja insener, et see ikkagi selline mõned inimesed on. Me enne intervjuud rääkisime natuke sellest ka, et tehnikud on ikkagi väga olulisel kohal selle spordiala juures, et nad siis tegelevad kogu selle mootoriga ja põhimõtteliselt on tegu nagu ralliga, kus siis ehitatakse täitsa sinu enda masin. Et kui palju tegelikult oleneb siis nende tehnikute võimekusest ja kui palju on võimalik üldse seda jetti nii-öelda ehitada paremaks? Ma ütleks, et ikkagi väga suurel määral just viimasel ajal on see muutunud mingil määral nagu mehaanikute võidusõiduks, et sportlased kõik on päris heal tasemel ja ühtlasel tasemel ja suudavad sõita nii-öelda sarnaseid ringiaegu. Aga siis ongi see, et stardist, kes sees minema saab, see suure tõenäosusega nagu võidab, et seal ikka on neid asju päris palju, mida saad aretada, muuta, teha. Kas ei ole mingid piiranguid pandud peale, Eks ikka on mingid piirangud, aga kuna ma sõidan seda nii-öelda kõige tugevamat võistlusklassi, siis seal on need suhteliselt minimaalsed ikkagi. Mis on sinu tuleviku unistused? Kas on näiteks mõni võistlus, mida sa tahaksid võita või? Nagu jäädes selle spordiala ja sportlaskarjääri juurde, siis kindlasti see eelmainitud Kings Cup, kus ma olin 3., et see on selline, ma arvan, millest kõik jetisõitjad nagu salamisi unistavad, et see on ikkagi kõigi jaoks hooaja kõige suurem ja tähtsam võistlus. Aga kas seal on mingi vanusepiirang ka selles mõttes või vanuse järgi klassidesse pandud, et kui sina olid 3., kas sa olidki siis terve selle maailma tasemel nii-öelda 3.? Jaa, ma olin selles nagu kõige kiiremas ja tugevamas võistlusklassis, et ma olen muidu Kings Cupi võitnud nagu juuniorklassis paar korda ja ka nii-öelda kergemates meesteklassides, aga just see kõige suurem ja kõige nagu ihaldatum trofee on ikkagi see. Ja millal sa kavatsid selle siis võita? Tõenäoliselt selle aasta lõpus. Ja palju sa praegu treenid selle jaoks? Nii palju kui võimalik. Ma arvan, et suhteliselt selline profisportlase tasemel treenimine käib, olgugi, et me oleme pigem poolprofid kui nagu täisprofessionaalid. Ja praegu sa tulid ka just trennist otse siia, jah? Jaa, mis reetis. Kas mu soolased juuksed? Aga muideks ma nägin sotsiaalmeedias, et sa pakud nüüd trenne ka algajatele nii-öelda või huvilistele. See on niisugune kõrvalhobi, millega mulle endale meeldib tegeleda ja eks see algas natuke sellest, et inimesed küsisid ja palusid, et ma neid aitaks. Kui palju sul on praegu kliente? No kuna ilmad on veel suht külmad, keegi ei taha väga veteranide peale minu ja paari jetisõitja veel, siis hetkel nagu suurt kätemerd ei ole, aga ma arvan, et suve peale ikkagi neid tekib. Aga sul on siis mingi oma jett nii-öelda, mida sa annad siis sellele inimesele, kes tuleb või sa eeldad seda, et inimesel on enda oma ja tuleb sellega trenni? See pigem eeldab nagu jah seda, et ma mingil määral valmistan neid ette ikkagi võidusõiduks, mitte et ma lihtsalt õpetan nagu põhitõed selgeks, et
okei. aga kui sa tahad tulla, siis kindlasti leian mingi lahenduse. Mitu jetti sul on endal? Mul on 2 sellist igapäevakasutuses olevat jetti, aga eks see number muutub iga aastaga päris palju, et eelmise aasta alguses oli 3, siis mingi hetk oli 1, nüüd on jälle 2, et... No siis mul on täitsa võimalus tulla. Jaa, kindlasti. Aga lõpetuseks mul on sulle tegelikult 3 sellist kiiret küsimust ka, millele proovi hästi kiiresti vastata. Oled valmis? No peab olema. Mis riigis sa tahaksid elada, kui sul oleks kohe praegu võimalus kolida kuskile? Tõenäoliselt USAs. See on mul alati väga meeldinud, nii palju kui ma olen võistlemas käinud ja eks see on selline jetisõitjate nagu unistus olnud läbi aegade, ma arvan. Kas seal on siis kõige nagu sellised kõvema kategooria võistlused või kas USA on jeti mõistes väga palju arenenud või miks just see riik? Ma arvan, see on nagu pigem aastakümnete tagune arusaam, kus see USA nagu tuur oli kõige kõvem võidusõitja ja siis sellest ajast on see ilmselt jäänud. Aga kus praegu on kõige kõvemad võistlused? No see Tai ilmselt on nagu kõige kõvem üksikvõistlus, mis toimub, aga MM-sari on suhteliselt üle maailma, et see hõlmab nii Itaaliat, Hiinat, mida iganes. Aga mul tuli siuke küsimus ka, ma loodan, et see ei ole väga rumal, aga kui te sõidate mere peal, on ju? Me võime sõita mere peal või siis karjääris või järve peal või jões. Aga kui suur vahe on selles mõttes, et kui sa treenid siin Eestis, kus on väiksed lained ja siis sa lähed näiteks Taisse, kus on hiiglaslikud lained. Kas see on nagu, kas see mõjutab väga palju sinu seda sõitu ka või kuidas? Ja ma arvan, Tai on nagu kõige poolest Eestist nii erinev, et esiteks need olud seal ja pluss siis see palavus ja kõik see, aga ei, ma arvan, et mul on nagu piisavalt lainega sõidukogemust kogunenud Eestist kui ka välisvõistlustelt, et tänaseks päevaks ma juba tunnen ennast suht kindlalt. Aga järgmine küsimus. Kui sa ei saaks enam jetisõiduga tegeleda, siis millise spordiala sa siis valiksid? No mingi aeg jetisõiduga paralleelselt mängisin korvpalliga, et ilmselt see oleks kõige nagu loogilisem valik. Aga tänasel päeval ma isegi ei oskaks niimoodi öelda. Ja 3. küsimus. Mis on omadus, mida sa oled näinud teiste noorte puhul ja oled seda kadestanud? Ma ei tea, osad noored mängivad malet. Ma ise pole kunagi mänginud, siis võib-olla sealt tekib mingi süke edasi-tagasi mõtlemisvõime, mida ma endal vahepeal nagu igatsen. Alles oli väga populaarne male üks seriaal. Ja, ma vaatasin. See oli väga hea seriaal. Peaks õppima täiesti ära. Igal juhul, aga väga huvitav intervjuu oli, aitäh, et sa tulid ja aitäh, et sa kutsusid. Kas sul on oma mingisugune Facebooki või Instagrami lehekülg ka, kus inimesed saaks sind jälgida ja soovi korral treeningute kohta küsida? Ja jälgige mind Instagramis Marten M53 või siis Facebookis Marten Männi #53. Aga suur aitäh sulle tulemast ja meie teiega kohtume juba järgmisel kolmapäeval.